Hai! Tere hommikust ka minu poolt. Mina hetkel, ma ei tea mida Marti siin algusesse küll rääkis. Marti filmis telefoniga, aga just vaatasin, et ta filmis valelt poolt kõike seda. Nii et ei... At least he tried. Aga mina hetkel võtsin Bella endaga kaasa. Ma lähen võtan Marti käest ta pangakaardi, sest et me teeme ühisostu. Selleks on laud. Nimelt, kes enne on näinud, mul on oma selline beauty setup, aga samas mul ei ole kohta, kus otseselt tööd teha, kuna see teine nurk on rohkem nagu Marti nurk. Okei, lugu on nüüd järgmine. Tegelikult ma ei lähegi üksinda sinna, sest et Martil on kohe juuksuris lõpetatud, mis tähendab seda, et ma ootan ta ära. Bella ja Ruudikäm algab kohe siis, kui ma olen Martile tšau öelnud. Tervitused. Tere. Lõpuks said kaamerasse SD-kaardi sisse. Võid näidata, kus togedel läheb, aga nagu kõik näevad, siis kõik on kadunud. Run. Me oleme jõudnud nüüd poodi, aga enne kui ma jõuan reaalselt selle laua ostmiseni, ma tahaksin teile kõigile näidata. Marti kaotas täpselt nii palju juukseid, ma näitan kõigepealt seda storyt. See kõik oli mul peas, kõik minu oma. 3, 2, 1 ja näitame teile kõigile lähemalt. Wow. Aga meie lähme nüüd lauda ostma, nii et kontakteerume. Me teeme nagu kvaliteetsemalt vlogime, nagu korrektsemalt filmime ja mingi lükkan ninaaukusid ei näita. Okei. Ka meie nüüd näeme teiega hiljem, kui me oleme laua ära soetanud. Liis, mis me täna teeme? Roosaks! Ma olen väga excited. Praegu meenutan natuke otsevaates seda Malfoy'd Harry Potterist, vaata. Mis on? Mis on? Ossubus! Näeme filmimas. Tervist, me oleme praegust shoodil. Liina Pärtel filmivad seal. Ma ei tea, kas te kuulete üldsegi mind, aga vuntsi vähemalt näete. Vaadake, maalane vunts. Ma nüüd hakkan vuntsi kasvatama. ASMR, vaata kui mõnus on. Tere tulemast, nüüd ma saan rahulikult rääkida ka. Enne oli Bella, tule siia. Daamid ja härrad, on aeg käes teile nüüd tutvustada. Loomulikult Pärtelpoeg isiklikult. Joogem, kutsume sind Pärtelpoeg. Pärtelpoeg. Aga nüüd on õige aeg, näed, ma tutvustasin oma vuntsiga juba. Väga vahvad vuntsid on mul. Ma edaspidi kasvatangi neid vuntse. Nii vahvad vuntsid, et pole näha. Täpselt, selle peale. Ja nüüd vaatame nüüd Liina juukseid nüüd, sest et minu juuksed ei tohi olla nii kaua mitte kunagi teemas, sest Liina peab alati rohkem oma beauty asjadega teemas. Nii, 3, 2, 1, nüüd tuleb glow up. Mis glow up? Anna siia nüüd. Tada! I'm pink. Endib jah? Tahaks seega roosat, aga... Kahjuks või õnneks see kulub tagasi blondiks. Jaa. Wow. Olen küll jah, ma ei suhti... Paneme siia ühe pildi. Me nüüd sööme siit edasi. Ja ma arvan, me läheme järgmisesse päeva üle lihtsalt. Ei tea, mis päev on, mis seal on. Me teame, et uues päevas me oleme, ma ei mäleta, mida me viimati tegime. Ma lihtsalt mäletan seda, et Liina ütles, et järgmise päeva tuleb edasi minna, aga nüüd ta siin on, käskis mul kaamera tuua. Ja ma tahtsin öelda, et me ostame kõigele mingeid asju siin praegu. Kuidas ma seda selgitan? Ma tahtsin endale mustasid tossa osta. Liina ei luba mul rohkem mustasid tossa osta lihtsalt. Mõned asjad on meil vaja veel enne korda ajada, seada, enne kui me minema lendame. Me võtame homme korraks Soomega kaasa, siis me saame sinu emotsiooni peale lihtsalt. Aga puhtalt juba sellepärast ma olen excited, et ma saaks seda outfiti kanda reisides. Lõpetan nüüd! Hello, welcome! Sa oled Liina Strikes Again. Ma siin juba... Mis see meie vlog on ilma selleta, kui Liina nutab, on ju? Jaa. Kuna me läheme nüüd reisile, siis Bella läheb minu vennaga asjulgu. Ja me läheme veel homme Soome ka eraldi nagu teise asju ajama. Mis tähendab just seda, et me peame ta täna ära andma. Mis tähendab seda, et ma olen äärmiselt kurb, eks ikka mul on mingi reisärevus ja kõik muud teised ärevused nagu hästi koos oma vahel. Ma olen nii sad, et ma pean Bella maha ja et ma tooks seda täiega kaasa võtta. Mis sa enam Bellat kaasa võtta, kui meil on Floridis oma maja olemas? Mingi 10 aasta pärast, kui sedagi. Ma siis raudsus, kui me tagasi tuleme, siis ta on nagu poole suurem, kuna tal on praegu see kasvuperiood ka. Aga siis mõtlesin, et endal on tore, ta saab Sofiga mängida, ta saab Andresega igal pool kaasas käia. Ma lihtsalt tal on see overly attached mom. Lõpetasin mäng ära ja tule anna mulle kalli nüüd. Noh, mis on? Ikka on. Mis? Saad aru, mis on? Me ei vaja väga puhkust. Jaa, aga see on nii kurb. It's okay.
Absurdi. Mine natukene noobel põrnime. Mis ei too nüüd ära, siis tule ruttu tagasi. Tšau. Tšau, Kabella. Pead lahkuma meie hulgast. Miks mu jälle nutan? No teda kotid on mingid, näed. Ta on mingi, please help, send help now. Let me go. Please love me, Bella. Tšau. Hell, ma nii vihkan seda, et ma nutan selliste asjade pärast. Aga nagu mul on nii räige separation anxiety lihtsalt. Ja ma ei saa sinna mitte midagi parata. Ma tunnen ennast nagu ma olen mingi 12-aastane, kelle mingi vanemad lähevad reisile ja siis ma olen mingi. Aga tegelikult mul on nagu väga väiksest saati selline nagu separation anxiety probleem olnud. Ma tegelen sellega, aga see on nii raske. Nagu kohe, kui ma sellest hetkest nagu välja tulen, ma mõtlen, et 2 nädalat läheb nagu nii ruttu ja ma lähen reisile kohta, kuhu ma väga tahan minna. Tal on ka tore, ta ei saa arugi arvatavasti, et me ära oleme. Nii et lihtsalt see olukord, nagu ma ei saa seda kontrollida, ma lihtsalt nagu, ta on nagu eemal meist, you know? Why the hell ma jälle nutan? Ma ei saa ikka aru, kuidas ma mingi liigun. Me oleme teel nüüd Soome. Kui sa seda niimoodi laual teed, see tundub veel kahtlasem muideks Liina. Ära niimoodi, küll piinlikust valmis. Miks sul piinlikust? Kuidas me niimoodi piinlikust valmistame? Me mängime mängu. Juba filmid või? Okei, väga vahva, see on nagu mina vlogi selles podcastidest. Muideks ma tuletan meelde, viimasel podcast on juba üleval ja me läheme täna koju uuesti podcasti salestama, et teil oleks jällegi midagi kuulata. Teeme selle kohe korda. Ja nüüd oleme tagasi, see on see, kui Liina Omastors teeb väga palju vahvaid asju selle kaameraga ja ta teeb... Siin enda uut videot. Hakkas teki all, jah? Hakkas teki all palab või? See on nii palju erinevaid emotsioone. Mina kulutasin, no ma ütlen, et ma ei kulutanud väga palju raha nüüd, et sõita siit kaugel sinna ära Ameerika maale, on ju. Me oleme jõudnud kohale nüüd. Vaadake, mul on piksid jalas, nii soe on. Kell on tegelikult siinse aja järgi 8 kusagil. Ehk siis kell on 3. Me oleme lõpuks jõudnud kohale pärast pikka päeva reisimist. Korraks näitame ka seda, mis meil juhtus siis ennem kui me hakkasime lennuki peale siia sõitma. Meil canceldati Airbnb või midagi või? Täpselt. Meil ei canceldatud. Meil esimene Airbnb meil canceldati. Kus me lähme täna õhtul siis? Sa teed mulle nalja. Ma ei tee sulle nalja. See on lihtsalt mingi... Ma ei tee sulle nalja. Ei canceldatud. Canceldati küll. No siis vutt hakkame Airbnb-sid vaatama, mida saab kohe instant bookida. Are you kidding me? Ühe õhtu suvalises Airbnb-s sõidame kohe järgmisesse Airbnb-sse. Aga siin on palmipuud. Insert kaader siia peale, kuidas Liina demonstreerib teile kõiki palmipuid. Ja meil on väga hea meel teile tutvustada ühte sellist hästi vinget konkurssi. Nimelt on toimumas NATO 70, siis Eesti 15 aastat NATOs oldud aega konkurss, mis ongi siis niisugune videokonkurss, kus teil on võimalik võita oma tiimidega siis ka samamoodi reis ei kuhugil mujale kui Ühendkuningriikidesse, kes ei tea, mis on Ühendkuningriigid, ei ole United States, on United Kingdom ehk siis UK, Inglismaa. 15 aastat tagasi, Liina, sa olid... Kas Liinat polnud olemaski, kui NATO-s, Eesti NATO-s läks? Ma olin 5 aastane, siis lõpeta ära. Minu jaoks oli see suur nagu sündmus, sest et nagu me oleme pidevalt nii-öelda nagu olnud niisuguses nagu võibolt ohtlikumas piirkonnas, kus me kardame, et oh my god, äkki keegi tuleb ja nüüd meil on nagu nii-öelda nagu mingisugune, ütleme, kaitsepea kohal. Ma ütlen ausalt, mina ka väga palju, nagu ütleme otseselt, nagu NATO-st teame natukene neid asju. Aga see on oluline teema, sellest võiks teada. Kui sina tahad selle kohta ka rohkem õppida ja teada saada ja võib-olla isegi võita ja see konkurss kinni panna koos enda sõpradega. Ma ütlen sulle selles mõttes, et tegelikult nagu 4 tiimi saadetakse sinna. Ütlen ka ära, et kas oli 16 kuni 19, pead see vanuses olema. Teha üks niisugune video, mis siis käsitleb mingit NATO teemat. All descriptionis on lingid ka olemas, täpselt. Ja kogu info. Just, aeg on 31. jaanuarini. Loomulikult, kui sul jääb natukene ajast puudu videos, siis ära karda mitte kuidagi moodi võtta nende inimestega ühendust. Seal on see e-mailid on kõik olemas, viskame siia kohe ekraanile ka asjad. Nii et... Harjusest võimalusest kinni. Kui ma oleks noorem olnud, mul on olemas telefon, millega filmida ja tasuta saada reis kuhugile Inglismaale. Why the heck not? See oleks väga vinge olnud. Oleme siin lihtsalt selleks, et keskenduda oma mõtted, lükata kõik eemale, mis meil muul maailmas on ja teha natukene aega korrektsemalt sisu. Vot, nii et kas me tõmbame nüüd siit kohalt kokku või? Igal juhul, näeme teiega juba järgmisel nädalal. Jaa. Kus me oleme veel rohkem excited selle pärast, kus kohas me oleme hetkel. Just. Bye!